kolm kiibast ühte sorti, 28 tükki, kõik eri sordid. Siis lastakse läbi masinate. 5-4 pitaatil ka ei tea, mis siis akib seda puuvilla. No ja siis segab ka ta. Siis segab ja siis ta läheb pika renni peale, mitte reisi, lindi peale. Siin edasi järgmises masinis. Seal käib veel 2 trummist läbi ja siis läheb üle pealt 3. korra pealt, teise korra trööpallimasinisse. Seal tehakse siis need rullid. Need lähtub siis kraasimismasinisse, teises ehke jälle. Ja sealt tuleb välja, meil vanasti kutsutakse Eestis eie. No sarnane, no sõrmejagune liit tuleb. Kellel on vanaema külas teab, et ketrab siis lõngast, villast on niisugused kraasilised. Ei ole kellelgi vanaema külas. Vanaemad nüüd ei ketra enam, ega neil pole lambad. Ja sealt läks jälle siis lindi masinast tehti rounitsad. See on siis peenem kui see lind ja natuke jämedam kui niit. Ja siis rounitsast läks jälle niidimasini peale, tehti niiti. Ja niidist läks kankruseekri, kamrutada. Aga nüüd pole enam vabrikud ei ole midagi. Vabrikud on lõhutud ja... Mina tegin neid ilusaid proteretikoid, kellel teil on vist kõigil kodus lillelist ja igasugused. On käterätikuid. Kogu elu. No algus peale seda vist ei olnud neid rätikuid, ma arvan. Oi! Sa tegid mingit sitsi või mingit niukest asja seal?